täna me oleme siis City Stage 5. Siin on The Aesthetic Project ja mis video meil täna on? Täna me oleme siin City Tervise stuudios. Täna me alustame siis uue videoseeriaga, mis siis räägib lihashooldusest ning sellest, kuidas me saame siis püsida terved ja sooritusvõimet parandada läbi erinevate liigutuste nagu venitused ja foam rolling. Just, ja lihashooldusest on meil rääkimas Georg Lasik, kes siis on oma ala spetsialist, nii et anname selle jutu mikrofoni tema kätte. Ma ei tea, siis jutu mikrofoni. Mina olen füsioterapeut Georg Lasik ja täna räägime lihashooldusest, mida ja miks teha. Esiteks siis see, et miks üldse lihaseid hooldada. Alguses on lihased üsna andestavad, et kui koormused on väiksed, siis nad ei vaja väga palju hoolt ja võivad lasta üsna kaua sul hästi toimida. Aga kui sa treenid väga suurel koormusel või väga suure mahuga, väga intensiivselt ja su töö on näiteks väga staatiline, siis tänu sellele lihaste seisund põhimõtteliselt halveneb. Nad hakkavad jäigastuma, nende toonus tõuseb ja üks hetk hakkab ta siis juba häirima ka muid funktsioone. Hakkab häirima verevarustust, liigesliikuvust ja närvivarustust näiteks. Nii et kui ikkagi aastaid oma lihaseid mitte hooldada, siis võib siit-sealt hakata tekkima probleeme, mis siis võivad viia väga tõsiste probleemideni, mis siis võivad vajada ka halvematel juhtudel lõikust näiteks. Nii et liikuvuse säilitamine on väga tähtis selleks, et meie keha saaks hästi toimida ja ka selleks, et meie närvisüsteem oleks põhimõtteliselt õnnelik, sest inimene on loodud nii, et ta tahab liikuda ja mida jäigemaks ta läheb, seda õnnetum inimene on. Ja pikaaegne, siis väga intensiivne treening ilma hoolduseta hakkab siis näiteks ühe asjana vähendama siis liigesliikuvust ja siis võivad tekkida ka valud. Treenija saab oma lihaste hoolduseks teha mitmeid asju. Ta võib ennast rullida, rulliga, palliga, siis ta võib ennast võimelda, ta võib ennast venitada ja siis veel on variandid, näiteks ta võib käia massaažis või teha mingisuguseid külma-kuuma protseduure, saunad ja vannid, sellised asjad. No, rullimine on siis selline protsess, kus võetakse väga populaarsed foam rollid, ehk siis vahurullid, mõned nimetavad neid füsiorullideks, pilatese rullideks ja siis kasutatakse seda nagu lihaste hooldamiseks nagu massaaži, et sa põhimõtteliselt teed ise endale oma lihastele rulli peal massaaži. Ja siis miks seda vaja on? See on vajalik selleks, et lihased oleksid heas seisundis, taastuks kiiresti ja lubaks meil liikuda. Rullimise puhul ongi just välja toodud see, et kui enne sooritust rullida, siis paraneb sooritusest taastumine. Aga kas on ka vahet, millal just rullima peaks? Tegelikult mina soovitaks sellist asja, et mida suurem on koormus, seda rohkem peab inimene oma lihaseid hooldama. Ja väga suurel koormusel, kui me räägime näiteks tippsportlastest, siis ei pruugi ka ainult rullimisest piisata, siis oleks vaja ka juba võimelda ja kombineerida neid erinevaid variante. Aga kõige parema tulemuse
tegelikult saab rullimisega siis, kui sa rullid nii enne sooritust või trenni kui ka peale trenni. Aga selle arvelt võid sa siis venitusi põhimõtteliselt vähemaks võtta. Aga kui nüüd võtta üks kehaosa ja seda rullida, et kui kaua ühte kohta peaks rullima? Tegelikult just lihtsam on võtta tervikuna. Et kui alguses võtab kogu keha läbirullimine nii, et sa tunned, et asi on toiminud 20 minutit või isegi rohkem, mõnikord isegi tund, siis mida rohkem sa rullid, mida rohkem su lihased siis pehmenevad, lähevad paremasse seisundisse, seda kiiremini sa ennast rullitud saad. Nii et sellised, kes rullivad ennast väga regulaarselt, nende jaoks on 7 minutit täiesti piisav, et olla täiesti rullitud ja valmis. On ka võimalik ennast üle rullida? Põhimõtteliselt on võimalik ennast üle rullida küll. Et nagu kõike on võimalik üle pingutada, et kui sa rullid näiteks esimest korda või oled selles algaja ja rullid lihast liiga tugevalt või liiga kaua, siis see on ka nagu liiga tugev massaaž, et sa mingil määral lõhud oma lihaseid ja nad võivad tänu sellele olla kangemad ja valulikumad. Lisaks on ka võimalik siis põhimõtteliselt liigestele viga teha, kui sa väga valesti rullid, väga valesid võtteid kasutad või siis helledest piirkondadest rullid. See on väga selline vaieldav ala ja väga individuaalne, aga üritame siis seda lahti lammutada nii, et baasasjad enne. Et enne trenni ei ole soovitatav venitada staatiliselt. See on siis see, kui sa hoiad mingit asendit pikalt, näiteks 30 sekundit. See ei ole, mida muidugi tänapäeval väga paljudes kohtades tehakse, kui te vaatate, aga on ära näidatud, et see suurendab vigastuse riski. Nii et pigem enne trenni venitada dünaamiliselt, ehk siis koos liigutusega, ja peale trenni on juba, ütleme, natukene laiem see valik, mida mina soovitan, et kas sa siis venitad staatiliselt või dünaamiliselt. Et seal on ka mõlemal omad plussid. Kui palju peaks üks jõusaalis treenijast venitama? Jällegi väga individuaalne küsimus, kuna kõikide tase ja keha on erinev, seal mängib rolli ka see, mis tööd ta teeb, kui palju ta liigub, aga ütleks näiteks professionaalid ikkagi teevad, võimlevad või ettevalmistust vähemalt 10 minutit enne ja peale trenni. Ja pigem siis niimoodi, et oleneb su trennist, et siis sa venitad selle koha läbi? Jah, aga loomulikult on ka nii, et kui sa teed venitusi, kus on rohkem keha liikumist, siis sa saad sealt jälle ka teisi plusse. Et mille pärast mina soovitangi nii-öelda võimelda, mitte ainult venitada. Ja mis juhtub siis, kui neid tennisharjutusi ei tehta? Kui venitusharjutusi ei tehta ja ei tehta ka ühtegi muud lihashooldust, siis pikapeale tekivadki need samad valud kuni vereringe häireteni välja, sealt edasi liigesed probleemideni välja. Iseenesest muidugi venituste kohta ütlen ma nii, et minu meelest ei ole venitus selline nagu aamen kirikus. Et kui sa võimled, kui sa liigud väga palju, siis sa tingimata ei pea üldse venitama, kui su liigutused on nii mitmekesised, et kõik lihased saavad oma täispikkuses liikuda, siis sa ei vaja nii palju seda staatilist venitamist, et mingit lihast pikendada, sest et ta on juba muude tegevuste käigus oma verevarustuse taastanud. Foam rolling versus venitamine. Väga kirgesid tekitav teema, kõigil on omad kindlad seisukohad, aga mina kipun olema selline inimene, kes üritab
kõigest paremat saada, nii et kahjuks selles osas ma ei lähe seda libedat teed, et ma ütlen üks või teine on parem, sest et kõige parem on see, kui sa teed neid mõlemat. Et foam rolling on väga uus asi ja selleta on seni üsna hästi hakkama saadud. Väga palju annab ära teha venitamise ja võimlemisega, aga kui need kõik kolm kokku panna, siis saab väga häid tulemusi.